Ja jätkuvalt on Sebe-busside teema väga aktuaalne ja ilm on meil lumine. Lähme uuesti Sebe täistunni ekspressidesse ja vaatame, mida inimesed selle bussisõidust arvavad. Tervitus, tohib kuule üritada? Jah. Olete te esimest korda uues bussis? Jah, selles uues bussis esimest korda. Kuidas teile tundub? Me oleme siin käinud natuke ringi ja ise neid asju proovinud. Meile on väga vinge. Kuidas teile tundub? Väga palju võimalusi. Jah, see on palju mugavam kui vana buss, et siin saab kõiki kasutada ja ruumi on muidugi ka rohkem. Tervis, kas tohib teikad üritada? Ma natuke võib-olla halvasti ütlesin, et võib-olla vanemad inimesed ei hooli sellest, aga kuidas teile tundub? Saate telekat vaadata? Jaa, mulle meeldib. Ma tõesti, et ma sõidan eakama inimese piletiga poole hinnaga, mulle meeldib juba see, et tõesti Tartu saab 5 € ja 40 sendiga. Ja tõesti, et siin televiisor on ja siin on väga huvitav saade, mis just nagu ülekaalulisel ja natuke vanemapoolsetel inimestel on. Et suur tänu. Kas te olete enne ka Tartu otsa sõitnud pikalt? Mitte väga palju. Ma sõidan harva, tavaliselt sõidan autoga, aga mul on täna väga hea meel, et saan bussiga sõita, sest tee on väga libe ja lund sajab. Meie just mõtlesime ka, et võib-olla see toob ka inimesi bussi, et on libe, aga see, et teil on ruumi, mugavus, siin on WC joogiautomaat. Kui tähtis see teie jaoks on? Ja see on kindlasti väga tähtis. See on väga hea. Minu arust on väga suurepärane buss. Ma ei ole veel sõitma hakanud, ma hakkame kohe sõitma, aga juba praegu on siin väga mugav olnud. No aga WC on tegelikult selle uue bussi puhul tehtud väga suureks ja mugavaks, kui kõik me mäletame pikal bussireisil, kui keegi tahtis WC-sse minna. Esiteks seal oli väga paha lõhn tulemas ja seal oli väga kitsas ja andis ikka ukerda. Nüüd on tehtud WC võimalikult kompaktseks ja ruumikaks, nii et ka sellega ei ole pika reisi peale probleemi. Robil on selles suhtes ikkagi minu suhtes eelis, et ma ikkagi ei valeta, et meil ammu sõit, ma pole ennem vetsuga bussi näinud. Ausõna ei ole näinud. Kui tihe bussisõitja te üldse olete? Ütleme nii, et viimasel ajal on tulnud sõita korra nädalas. Aga üldiselt ütleme niimoodi, et 6 võib-olla korra või paar. Olete ka selle uue bussiga sõitnud varem? Olen. Millise mulje teile jättes? See on päris pikk ots. See on täitsa pikk ots ja üsna vahva on tegelikult. Et siin on filmid ja muusika ja üldiselt mulle see muusika valik ka istub. Ja ainuke probleem on see, kui liiga tihti sõita, siis ütleme nii, et filmid ammendavad ennast ja et see valik võiks nagu olla rohkem vahelduv, aga muidu on täitsa vinge. Teie jaoks on see konsool täiesti läinud 10-sse? Minu arust küll, et selles mõttes on väga palju kiiremini läheb lihtsalt bussisõit. No vaatan, te olete üsna pikk poiss ka, meil siin ise omad mehed ei mahtunud vahepeal vanadesse bussidesse ära, siin on ruumi küllal. No, ma julgen mõelda, et ma nüüd pikk poiss olen, aga minul nagu ruumiga siin küll probleeme ei ole. Mitte on mõnus iga tahes? Jaa, väga mõnus. No bussijuhi käest saab iga üks endale osta siis väga väikese summa eest kõrvaklapid. Kui palju täpselt maksab? 2 € Ja need saab täiesti endale? Jaa, need võib kaasa. Me oleme bussi tagaosas ära käinud ja seal oleme nii mina kui Raivo laps täiesti sillas ja saab tõesti filme vaadata, telekat vaadata ja kõike muud. Kuidas bussijuhi seisukohalt on uus ja uhke buss? Jaa, ikka üks põlvkond ikka edasi on ikka bussijuhi jaoks ja kõige rohkem on ikka reisijatele on ikka asi mõeldud. Meie ise arvasime seda, et kui bussijuht on sõites rahul, on mõnus tal sõita, siis on ka bussijuht natuke vähem närviline võib-olla liikluses. Kindlasti on ikka. Sõit on juba tehtud lihtsamaks, enam ei pea käike vahetama ja buss teeb isegi. Me oleme kuulnud, et bussijuhid on läbinud ka kütuse kokkuhoiu koolituse. Milles see täpsemalt seisnes? Kõik me saime reaalselt bussiga proovida, kus olid kõik andurid külge ühendatud ja siis ühe tiirune sõitsime nii nagu tavaliselt ja siis proovisime nagu meid ühendati ja oli kasu küll. Oli vahe sees? Oli ikka, jah. Mismoodi siis see ökonoomne sõit käib? Mina kujutan ette, et kui sa ikka bussis vajutad korralikult gaasi põhja ja läheme Tartu poole. Palju ta nüüd siin Tallinna tee peal, aga tuleb ikka nagu aegsamalt võtad juba jala gaasi pealt ära ja pidureid kasutad vähem ja arvestad liiklusega ja siis kõik loeb. Ja turvalisuse poolest ikkagi ma kujutan ette, et kui võtta siin 90-ndate algusest üks buss ja see, siis praegu on nii juhil kui ka teistel palju turvalisem. Jaa, kindlasti on. Meie võime öelda, et Sebe bussid on õnnelikud juhid. Jaa, ei kurta keegi.
Selle Seveloo jätkuks veel nii palju, et inimesed, kes nägid ühe vanavuru käes piletit, kus oli üsna soodne piletihind, siis teadmiseks, et just üle 60-stele ja noortele on need kindlad päevad, kus soodustusi saab. Näiteks noortele laupäeval on mitukümmend protsenti pilet odavam. Kindlasti vaadake bussifirma kodulehte, et saada täpsemalt teada. Me jätkame aga nüüd reklaamipausiga ja kui me tuleme tagasi, siis räägime, milline on meie parklates liikluskord.